Peaks ütlema, et mõne hetke pärast algab siin raamatu esitlus Baronessi briljandid. Et on aeg tulla lavale lähemale. Julgemini me oleme kohe alustanud. Raamatu esitlust. Lori siin võib-olla keskmisest rohkem. Ei no autorile see on väga parem. jah, või 6, jah. 7. november ja kell 6. Nii, julgemalt. Ootame siia kuulama, et... Helen, sa pead suule lähemale parem. Suule lähemale, nii on kuulama. Nii. Julgemini. Nii, alustame peale vist. Hakkame pihta, jah. Tere õhtust. Et alustame siis Veriläsk kodumaise Grimka esitlusega. Baronessi briljandis. Mina olen veetnud selle nädalal hulgaliselt magavat öid. Ja puhtalt põhjuseks on seesama raamat. Ja süüd olen siin. Et Margus Lüüb siis tutvustab ennast ise. Mul on siin spikereeritud, kui meelest ära läheks. Ja tere, mina olen Margus, ma olen pärit Saaremaalt, elan Tallinnas, töötan Eesti Rahvusringhäälingus ja see teos on minu 5. raamat ja see on välja antud kirjastuse Tänapäeva poolt. See on siis minu esimene krimilugu. Et äkki sa viid ka kurssi, kes ei tea, et mis olid need eelmised 4? Eelmised 4 olid Piraatide kuninganna, mis on seiklusromaan, teine oli... Mul on enda ka olnud. Nii palju on asju olnud, et teine oli Kui hundi tulvad, mis on luurepõnevik, 3. oli 7. kohtunik, mis oli ulmekese, mis sai Kirjanike Liidult üks auhinna ja nüüd 5. on siis esimene krimiromaan, Baronessi briljandid. No nii. Miks krimi ja mis selles krimis juttu tuleb või kuidas need sündmused seal arenema hakkavad? Krimi sellepärast, et mul oli mõte krimiromaan kirjutada juba ennem, aga need teised ideed läksid kuidagi varem käiku. Ja kindlasti oli plaan teha teos, mille tegevus toimub vabariigi esimese iseseisvuse ajal. Selle esimese iseseisvuse ajaga on meil ka see häda, et see koosneb päris mitmest sellisest eraldi osast, et koha peale vabadussõda, kõigepealt on nagu vabadussõda, siis sellest välja tuleb. See vahepealne ajahetk ongi siuke hea, kus ei ole väga palju, liiga palju seda vaikivat ajastut, et see ajastu muudaks seda sisu võib-olla liiga palju ja siis ma paigutasin ta sellesse täpselt 100 aasta tagusesse aega, et see on siuke ideaalne 20 keskel, kui on juba nagu sellest vabaduse ajast justkui välja tuldud, aga
veel vaikvasse ajastusse ei ole jõutud. Ja selle järgse aeg sai valitud ja sinna see lugu nagu sai pandud. Nii, millest jutt käib? Jutt käib... Jutt käib siis... Põhimõtteliselt tegelikult on lugu ju kahest noorest politseinikust. Üks nendest on päriselt eksisteerinud, Liibia erilane, kes oli Eesti esimene naiskriminaalpolitseinik, mitte ainult Eesti, vaid terve Baltikumi, et ta oli selline esimene teerajaja. Hiljem oli seal veel üks naispolitseinik Eestis olemas, kõigest mõni aasta hiljem. Aga tema oli nagu esimene, kes reaalselt nagu ka nagu seda tööd tegi, nagu asju lahendas. Ma peaks ütlema, et tegelikult selle raamatu sündi võib-olla poleks isegi olnud sellisena, kui ei oleks olemas olnud sellist ajalooteadlast nagu Mai Krik, kes oli Eesti politsei ajaloo uurija, ta lahkus meie hulgast eelmine aasta. Aga tema on ainuke Eesti ajaloolane, kes on põhjalikult uurinud Eesti politsei ajalugu, ainult terve rea raamatuid välja. Ja mulle lihtsalt juhuslikult, kuna see Krimka mõte oli ammu peas mulle, kasutatud raamatut poes hakkas silma tema Eesti politsei, kriminaalpolitsei ajaloo raamat, siis ma ostsin selle ära ja siis mõtlesin, et vau, et siin on täpselt need isikud olemas, keda võiks nagu kirja panna, et see Liibia erilane ja need tegelased hakkas koheselt nagu tõusid teistest esile ja siis tekkiski uue see idee, et ahah, nad võiksid nüüd hakata lugu lahendama. Reili Liidia oli nagu päris elus ka selline, nagu ta raamatus on? Enam-vähem, ta tegelikult oli vanem, ma olen ta nagu ajastuna tõstnud tahapoole, et ta sobib sellesse aega, sest tegelikult ta sai politseinikuks varem. Aga see, kes ta nagu oma olemuselt oli, et ta oli tegelikult alastuja olnud sõja ajal, tal oli väga pikk sõjakogemus, selle tagataust, selle ma jätsin nagu ikkagi sisse, aga et ta nagu sinna nagu ajastusse sobiks, siis ma nagu nihutasin seda tema vanust veitsa. Ja ülejäänud tegelased, kes on ju ka sealt samast raamatust, siis osaliselt jah, August Liit, kes oli Eesti kriminaalpolitsei looja, põhimõtteliselt looja. Ta küll ise seda ei loonud, aga tema oli see mees, kes lõi politseikooli, kes õpetas kõiki tolleaegseid kriminaalpolitseinikke üle Eesti välja, teda peetakse Eesti kriminaalpolitsei vaimseks isaks. Ja tema tehtud õpikuid kasutati, kui nüüd Eesti taasiseseisvus, siis politsei kasutas neid samu õpikuid, mis tema kirjutas algselt. Ja siis selle Mai kirjutas oma raamatust temast ikkagi korduvalt päris põhjalikult, et tema nagu osatähtsus selle Eesti politsei ajaloos on olnud tohutu. Ja siis ma tegi loomulikult panin ka sinna sisse, sest ta oli ise ka päris elus päris värvikas kuju. Ma saan aru, et see impulss oligi see kasutatud raamat. Impulss, ja see mõte oli nagu varem olemas, aga sellist nagu lugu või kuidas seda täpselt üles ehitada, seda ei olnud veel kujunenud, aga nii kui mul see raamat kätte sattus ja ma selle läbi lugesin, siis ma leidsin kohe nad nagu sobivad tegelased ja siis hakkas juba mõte jooksma, et nemad võiksid nüüd segelda. Ja see parunessi briljandid? See parunessi suguvõsa reaalses elu samanimeline oli küll olemas, aga ma tegelikult seda päriselt nagu ei keelanud, ta ei ole nagu päris elus olnud tegelane. Ta nimi on võetud ajaloost, aga see tegelane on välja mõeldud. Ja see lugu nagu ise hakkas kuidagi nagu tegelikult ma olin nagu lõppu juba varem valmis, ma olen niisuguse nagu raami valmis mõelnud ja siis panin sinna nagu, et ta võiks olla endine, kuna see ajast oli täpselt selline, kui hakati baltisakslastelt maid ja kõik asja ära võtma, et see tollel ajal 20-ndatel 100 aastat tagasi väga popp teema, seda võib tolleaegselt ajalehest väga palju leida, seda vaidlust, et kas baltisakslastelt endistelt mõisnikelt tuleks kõik ära võtta, see lõpeb muidugi sellega, et võeti seadus vastu, võeti kõik ära ja jagati laiali, eks ole, ja siis 20-ndate keskel välisriikide surve oli nii suur, et nad hakkasid nõudma, et nendele ära võetud maade eest ja mõisete eest oleks nagu mingit raha tagasi maksta. Ja siis riik oli sunnitud
välissurve tõttu peamiselt hakkama nendele mõisnikele raha tagasi maksma, aga suur osa nendest mõisnikest olid tegelikult väga kiiresti väga vaeseks jäänud. Mitte meie mõistes, tavainimene oli nendega võrreldes muidugi vaene, aga mõistnikud selles mõttes, mis nad nagu varem olid ja mis nad nagu 10 aastat hiljem olid, see vahe oli tohutu, et nad olid nagu oma varasema eluga võrreldes ikka vaeseks jäänud. Selles mõttes ta oli nagu hea saak nagu kirjanikuna, et ta oli nagu justkui vaesunud, aga eestlaste jaoks ta oli just tulevrikas, eks ole. Nii et mingit briljandireevi nagu tegelikult 20. keskpaigast ja sellises aegade kõige rohkem muide tol ajal toimus hobusevargusi. Et nii nagu meie 90-ndatel, kus autode vargus toimus tohutult palju, et põhimõtteliselt sama asi oli tollel ajal. See oli ka põhjus, miks hobusepassid siis oli, et seal raamatus ma mainin ka, et ühe tegelase juurest leiti hobusepass. Need väga sümboolne, et tolle ajal oli just loodud hobusepassid, kõik hobused tuli registreerida ja selle registreerimise põhjus ei olnud sellepärast, et riik oleks tahtnud teada, kui palju kuskil hobused on, et sellepärast, et takistada seda tohutut hobuste varguste lainet. Aga hobusevargus iseenesest ei ole ka põnev võib-olla. Aga oleneb muidugi. Oleneb väikse mõrvaga ikka. Et see on, ma saan aru, et see huvi on üks esimene Eesti Vabariiklase politsei ajalugu, eks. Kuna see ajast on üldse ju 100 aastat tagasi oli kilikirjandus tippaeg tegelikult juba algust. Jaa, aga see oli pigem nagu Suurbritannias ja Prantsusmaal ja... Vaikselt hakkas imbuma siis tegelikult ju tõlkekirjandus juba... No ja siinkool prooviti ka, jah. Jah, aga lihtsalt see, et kas see ajastu ise on ka nagu kuidagi kõnetanud või ma ei tea, tollaarne glamuur, muusika, mis seal veel mõist... Jah, selles mõttes, et 100 aastat tagasi oli tegelikult Eesti esimese vabariigi kõige nii-öelda piltlikult öeldes vabam aeg. See oli täpselt see aeg, kui enne ikkagi vaikivat ajastusta ja juba oli tuldud välja sealt sellest segaduste ajastust, mis oli kohe peale vabadussõda. See oli siuke aeg, kui inimesed hakkasid kogu see, nagu praegugi lääne kultuuri võetakse nagu omaks, eks ole. Hästi kiiresti seda Estonglishit tuleb, tegelikult tehti täpselt sama asja sellel ajal, et vahetult enne 30-ndaid. Rannad täitsid äkki rahvaga väga hea raamat, mis jälle aitas, oli Moodne joo, mis just hiljuti ilmus Eesti esimesest vabariigist räägib sellistest igapäevaelu asjadest. Ja seal on sotsiaalselt räägitud just nimelt sellest, et see vabaduse feeling oli nii suur, et kui varem oli nõnda, et meeste ja naiste rannad olid kõik eraldatud ja inimesed väga ei läinud sinna, see ei olnud nagu moodne, siis see USA ja see kultuur tuli äkki nii kiiresti sisse, tõsiselt nagu 6-7 aastaga, et kõik käisid, noored käisid väljas ja džäss ja mingi muusika jäljendamine ja ingliskeelsete raamatute lugemine, see oli tohutult populaarne. Noored tahtsid õppida välisriikide keeli ja kõik on väga sarnane tänase päevaga. Et see oli väga suur üllatus. Näiteks üllatus oli ka, et autod tollel ajal olid palju ägedamad, kui me praegu neid ette kujutame. Et mul on ka raamatus mainitud sellist autot nagu Ford T. Ja kas te teate, et seda Ford T-d sai nupust käima panna? See pandi tööle nõnda nagu tänapäeva moodne auto, et vajutati nuppu ja auto läks tööle. See vänt oli ainult selle jaoks, et kui ta nüüd ikkagi tööle ei lähe külmamootoriga. See ei ole mitte Briti grillisarjades olnud see sõiduk. Ja ta hästi palju teda refereeritakse, sest ta oli selle ajastu kõige müüdum masin üldse, eks ole. Aga see, et tehnoloogilised lahendused tänapäevale mingis osas väga sarnased, see oli minu jaoks küll väga suur üllatus. Ma muide panin politseinikud selle autoga sõitma, sest 20. alguses vastati Eesti politseile esimesed autod ja need olid nii tohutult kallid, et riigis oli päris pikalt lausa parlamendis arutati, kas ikka politsei peab autost omama. Et nagu tänapäeval võrreldes väga nagu erinevust ei ole, et vaidlused olid samad. Aga auto oli jah nii tohutu kallis, et see oli, kuigi ta tuli hästi kiiresti peale, aga eraisikud üldiselt autosid nagu erasõitudeks väga palju ei omanud. Enamik autosid olid taksod, need võetigi
sisuliselt nagu laenu peale nagu tänapäeval, aga nendega teeniti raha. Peaaegu 3 autodest olid taksod, aga taksosid oli sellest hästi palju, et Tallinna klubises taksodest selle vähe. Aga põnev ajal tulid ka sina kõrvale, et... Jah, seda tuli enne uurida, et selleks, et seda lugu nagu sinna sisse kirjutada, pidi nagu teadma, et milline see maailm oli ja tegelikult ma olen tohutu ajaloo huviline olnud, aga esimese vabariigi aeg mind nagu varem väga ei huvitanud, aga kui ma nüüd seda kirjutama hakkasin, siis ma hakkasin hästi palju uurima seda, et milline see ajas üldse oli ja õnneks oli täpselt nagu, ongi täpselt ilmunud rida raamatuid, mis sellest esimesest vabariigist ja selle eluolust, mitte sellest vabadussõjast, neid on hästi palju, eks ole. Ja seda eluolu raamatuid, neid on nagu viimase ajal tulnud ja neid on lihtsalt väga huvitav lugeda, et seal on üllatusi väga palju. Kas see lugu läheb, selles mõttes, et see lugu lõpeb, aga kas nende 2 noore uurija lugu läheb edasi? Ma arvan küll, jah, mul on juba mingid kritsetused tehtud, et ma tean, et ma mõtlesin üks päev seda vabariigi ajastut uurides, et see lugu toimub 1926, 2 aastat hiljem toimub suur laulupidu, mis toimub esimest korda sinna Lasnamäele ehitatud lauluväljakul. Nagu see laulukaar, me ei näeme seda muidugi seda nõukaaegset varianti, aga seal all oli vanasti siuke madalam laulukaar ja see ehitati täpselt 1928. aasta laulupeoks. Nii et täpselt nagu sobiks, et võiks nagu sinna edasi minna. Mulle nagu sobiks sinna võib-olla päris hästi. Sellisest ehituslikku miljöösse. Jah, aga no ma ei tea, jah, see mõte nagu on kuklas, aga no vaatab. Ei no tuleb ikka selle koha peal ka lubadusi anda. Et see nagu ta ajastuna nagu sobiks, jah. Teine asi on muidugi, et mul on nagu selles raamatus on niimoodi, et suur osa tegelasi on välja mõeldud, aga mingid tegelased on, eks ole, päris elus olemas olnud. Nagu August Liit ja Liide Erilane ja seal on veel mõned tegelased, kes on päris elus olemas olnud, et kui palju neid nagu jätta, see on siuke alati siuke vajab nuputamist, mis nagu loosse nagu sobiks. Aga noh, kõik inimesed putud ja kokku kõigiga, eks igas loos. Jaa. Niuke hea krimi häkker või selline. Aga lisaks nendele toredatele fiktsionaalsetele tegelastele ja ajalooliste tegelastele, muuseas mõned asjad loosuvad mul nüüd paika palju rohkem, olles talt raamatutiselt lugenud kui ajaloolist krimiromaani. Mulle tundub, et siuke puhekrimi või siukse pehmekrimi tüüpi rohkem selline soe heatahtlik ja natuke lõpus. Iga teise lehekülje peal keegi surma päris ei saa. Aga nad naeravad iga teise lehekülje. Ja hästi nagu lõbus seltskond tundub olevat. Noored, ma just mõtlesin sellepärast, et nad on nagu noored. Nad on äsja politseisse saanud, nad on noored, vallalised, et sellise 20. eluaastate alguses sa võtadki elu sellisena, et sulle tundub, et see jääbki niimoodi kestma. Tegelikult muidugi ei jää, kursud küll, aga ei jää. Aga sulle tundub, et see on niimoodi. Ja ma tahtsin, et see nagu film oleks, neid saadaks üldse ka nagu, et nad ongi nagu sellised noored. No lisaks nendele inimtegelastele, eks ju, ma olen üks kuldne retriiver, mulle torkab väga silma, kes tegutseb päris usinalt vahepeal politseinike abiks. Teeme siis see? Kuldne retriiver. Jaa, mulle tehti... Kas tema on nagu päriselt olemas? Mulle tehti, ma olen nagu varasemates raamatutes kirjutanud kord kastidest. Siis mulle tehti märkus, et sul peab ühes raamatus ka koer olema. Siis ma mõtlesin, et minu kõige lemmikum koera tõug on kuldne retriiver ja ma võiksin nagu sinna sisse kirjutada. Aga mitte lihtsalt nagu sisse kirjutada, et ta kuskil kõrval on, et ta peaks olema ka nagu justkui tegelane. Ta peab midagi tegema, mis nagu teose lugu muudab. Ma loodan, et ma nagu väga alt ei läinud, et ta kuidagi ikkagi muudab seda lugu. Ja ta jääb silma. Et ta ei ole lihtsalt ilus koer. Ta ei ole lihtsalt ilus koer, et tal on tegelikult mõte seal sees. Ma lootsin, et see on kodune koer on prototüübiks või sõbra koer, naabri koer. Ma ei tea, miks mulle lihtsalt kuldsed retriiverid on millegi pärast meeldima hakanud. Meil on töö juures Jon Mikiveril, kes on vana Mikiveri poeg.
et temal on kuldne retriiver, siis ta käib aeg-ajalt korraga meil raadios ja siis need retriiverid on ju hästi sõbralikud ja minu meelest see on nagu ideaalne koer, kes ei hammusta. nii et, aga just seesama see tonaalsus, eks, et tegelased noored, et ka noorte tegelastega juhtuda nagu süütegudes. jaa, võib küll. ega see nagu tuleb su enda iseloomust, mis tundub siuke soe sõbralik ja lõbus või see tonaalsus on valitud mingite inspireerivate eeskujude kaudu, sest mina haissin natuke paralleeli Agatha Christie'ga. võib-olla tõesti, mina päris nagu Agatha Christie'le selles loos nagu ei mõelnud, et ma Christiet olen kunagi noorena hästi palju lugenud, noh, selline krinkade vändluse ajast oli, ma loen tohutult palju, mul on kodus üle 800 raamatu ja siis seal on kogu aeg järjest võtan ja uusi peale, et ma nagu laenutan, on elus väga lahe, kui mul on midagi vaja, siis ma ostan poest, mistõttu neid kogu aeg tekibki juurde, eks ole. ja siis väga tuttav tunne. et see on ja siis lugemised jaotavad kuidagi ajastutesse, et vahepeal oled tohutu fantaasia, siis sa tüdid sellest ära, siis sa loed jälle mingit teist stiilassi, siis loed mingit ajalugu, siis sa loed jälle mingit krimkast tükk aega, vahepeal mul oli väga pikad krimkad, et fännlusaeg, aga see Agatha Christie ajast on jäänud mingisugune väga teismise aega, sest Agatha Christie on tavaliselt see gateway, mis krimkadeni inimesed ju viib, eks ole, kas Arthur Conan Doyle või Agatha Christie või midagi sihukest, see Briti selline eelmise sajand, täpselt selle ajastu krimkade maailm ju on kogu selle tänapäevade krimkade sihuke vundament, et kas seda siis otseselt või kaudselt tahtmatult kuidagi veitsa kopeeritakse, aga ta on nii jah, aga teadlikult ma seda muidugi kopeerinud ei ole. ma ei pidanud kopeerimist, ma just ütlesin, et see nagu ja see feeling võib-olla on sarnane jah, ta on siuke Briti eelmise sajandi krinkade nagu siuke pehmete lugudele sarnane, võib-olla tõesti jah, kui niimoodi mõtlema hakata. aga kui räägimegi nüüd Agatha Christie, aga räägime sinu enda sellistest nii-öelda kirjanduslikest eeskujudest või kellest sa nagu inspiratsiooni sai, noh, inspireerivat eeskujudelt kirjutamised või oled saanud siiamaani mõne romaaniga? Ma ei tea, ma loen nii palju erinevaid asju, et ma nagu otseselt sihukest fännust ei ole. Noorena ma teadsin, et ma olin ainult ühe raamatu fänn oma arust, see oli siis Jules Verne'i 20 000 vee all. aga see oli lihtsalt sellepärast, et mingis vanuses isa raamaturiiulist leidsin, et on olemas seiklusjutte Maad ja meret sari ja siis need järjest muidugi tuli kõik läbi lugeda ja siis sealt kuidagi üks jäi nagu meelde, sest ta oli niivõrd eriline, see sihuke teaduslik fantastika. aga tegelikult ma ikkagi reaalselt mingit ühte kirjanikku või näiteks ka ühte muusikategijat kunagi nagu fännanud ei ole, et ainult teda nüüd eluaeg fännan. no liigun pigem ühelt uuelt asjalt teisele ja siis vaimustun jälle, see on äge, see on nii uus ja. Kaua sul kirjutamisprotsess nagu aega võttis? Selle raamatuga läks ikka päris kaua, et muidu ma kirjutan sellises 2-aastases rütmis. aga selle raamatuga oli niimoodi, et ma kõigepealt kirjutasin mingi peaaegu pool valmis äkki ja siis tuli üks sündmus peale, mis ilmselt pani väga paljud siin Ida-Euroopa kirjanikud eriti vahepeal ikkagi pausile, et Ukraina sõda, eks ole, et siis olid kogu aeg selle sees ja jälgis, mis nüüd saab. nüüd on kõik kuidagi kurb küll, aga me oleme sellega ära harjunud. ja siis mingil ajal jõudsin jälle tagasi. ja siis, kui ma selle esimese musta lõpetasin, siis ma läbi lugedes sain aru, et seal poole peal veitsa nagu stiil muutub, et oleks justkui 2 erinevat poolt. et see on see, et tegelikult ei tohiks nagu pooleli jätta, et sa peaksid minema sama filmi pealt edasi, sul on kõik meeles, see tunne, need ideed, et nii kui sa nüüd vahepeal pooleli jätad, siis see tegelikult muudab ka, sa ei saa nagu maali pooleli jätta, aastaks ära minna, tagasi tulla. et kui sa just Da Vinci ei ole, kes 12 aastat Mona Lisat teeb, aga üldiselt tal oli mingi väike vahe ja siis ma kirjutasin teda ikkagi lõppu ikkagi päris suuresti uuesti ümber. et ta oleks nagu kuidagi sama stiilis, sama rütmiga. ja seda on ikka nii palju vahepeal, sellega on ikka tõsiselt palju vaeva nähtud.
ma ei ole ühegi raamatuga ennem nii palju vaeva näinud, et maha võtnud, juurde kirjutanud, tegelase ära kaotanud, tegelase juurde toonud, et ta nagu kuidagi paika saaks. Kõigile nendele, kes usuvad, et Krimka kirjutamine on kuusalt ja 3 nädalat. See on kõige keerulisem. Ma olen kõigist proovinud ja Krimka on kõige keerulisem. Et see kuusalt 3 nädalat ei vasta? Ei. Ma tean, et kunagi mulle Ender ütles, et tema kirjutas mingi raamatu 2 nädalaga valmis, mille peale Kivirähk ütles, et see ei ole võimalik. Aga ma arvan, et see ongi niimoodi, et igaühel on mingi erinev stiil. Kellele sobibki see, et sa järjest kirjutad, pärast ilmselt tuleb hästi palju toimetamistööd teha, aga kellele sobibki see, et sa järjest paned ikkagi kuusad paari nädalaga. Ja aga teine ei suudagi seda, teisel on hoopis teistsugune stiil, ta peab vahepeal mõtlema, mina olen selline, ma pean vahepeal mõtlema, vahepeal jääb seisma, siis tükk aega mõtled, oled mingi koha peal kinni, see on see writer's block, eks ole. Ja siis nuputab välja mingil ajahetkel selle, ei saa kõde edasi tegema, niimoodi vaikselt teeb. Esimesest mustandist lõppversiooni, mitu versiooni vahel jäi? Mitu ümberkirjutust? Ma arvan, et üle 10. Et esimese ma kirjutasin ikka 2 korda, ikkagi ma võtsin sealt vahepeal seda lõppu on ümber kirjutatud, ma arvan 3 või 4 korda. Et ma olen paar lõppu täitsa ära kustutanud viimast peale, otsast peale hakanud uuesti, sest ei sobi. No lugu ei olnud halb, aga sa tajud lihtsalt, et see variant nagu midagi on nagu, et see ikkagi ei ole. Nüüd tegelikult on anda, et iga raamatuga võtan hiljem ka oma raamatu kätte, loen mind, selle oleks nüüd hoopis teistmoodi tegema. Kogu aeg kahtled, aga lõpuni niimoodi kahelda ei saa, et sa pead lõpuks saad mingi asja paika, mis tundub enam vaid. Sest nii jääd lõpuni kahtlema, et kas see lausega peaks nõnda olema ja see on see enesetsensuur. Ja enesetsensuur, et sa, aga niimoodi jääks asjad seisma. Kuidas sul on, et kas sa nagu autorina usud nagu iseennast või sul on toimetaja, keda sa usad või on sõbra? Ma mõtlen, et nii palju toimetamistööd ma palju elu sees teinud kui Mariniga. Et see vahe eelmiste töödega on ikkagi tohutu. Aga lisaks toimetajale sellist usaldusistikut? Kaupo, kus sa oled? See algselt oli selle raamatul hoopis teine pealkiri ja siis Kaupo soovitas mulle väga palju selliseid ideid, mida ma tegelikult ka sisse viisin, sealjuures ka muutsin pealkirjale. Ja see pealkiri on palju parem kui algne pealkiri. Algne oli palju messi mõrves? Algne oli jah, ja Kaupo ütles, et see ei ole väga hea mõte, et reeta pealkirjaga ära, mis toimuma hakkab. Mis on väga loogiline. Ja kõiki neid romaane, kus on pealkirjas mõrv, on vist miljonid. Ja, et see ei ole nagu hea variant ja siis ma tegin ikkagi 20 erinevat pealkirja varianti ja siis vaatasin paar päeva neid ja mõtlesin, et see on nagu, tundub siuke neutraalne, aga ta tundub hea nagu ikkagi. Mis nõu usaldusväärne testlugeja siis andis? Kaupal on muidugi see eelis ka, et on kunagi kirjastuses töötanud, et tal on väike nagu vundament all, et ta oskab nagu öelda, et tule mõtle ikkagi selle peale, et kas sa ikkagi paned selle tegelase sellise kujuna sisse, et see võib-olla ei ole hea mõte. Siis ma alguses alati pahurdan kõikide asjade peale, mis asja, ta ei ole mitte midagi. Koju mõtlen päeva ja siis mõtlen, kurat, see on ikka päris hea mõte. Jumala loogiline. Kõigile neile, kes meid kuulavad ja vaatavad, kes tahavad kirikirjandikuks saada, et testlugejale jah või ei? Ma arvan, et tegelikult on hea, kui on seda kriitikat pigem ette kui pärast. Et parem saada kriitikat jah ette, pärast saada kriitika, siis ei saa enam midagi parandada. Lugeja ütleb, et siin jumala jama, eks, et see on halb lugu. Selge on see muidugi, et alati neid, kellele meeldib, alati neid, kellele meeldib. Aga vead saab ära parandada ikkagi ainult enne. Mida rohkem seda algset kriitikat tuleb, seda parem. Nüüd mina ütlen jaa, testlugejatele jah. See aitab tõsiselt. Et korraks sa enne mainisid, et sul on nagu mingi raam valmis, et kas järgmisele loole? Jah, põhimõtteliselt. Noh, küsin nüüd niimoodi etteruttavalt, et kas on raam ka üle järgmisele loole? Ei, nii kaugele. Mul on muidugi niimoodi, et mul on
see on nagu laulukirjutaja, kellel on sahtel täis sadu mingeid mustasid asju, et mul on samamoodi mobiilis selline väike note äpp, millesse ma kirjutan mingi idee, tuleb, panen kohe kirja. Ja neid ideid on ka ikkagi, ma arvan, kümneid. Ja siis, kui mul midagi pähe tuleb, siis ma alati kirja, sest muidu mul on tunni aja pärast meelest läinud, et ma olen nagu Harry Potterisse, kellele saadetakse see mingi pallike, mis muudab värvi, et sul on midagi meelest ära läinud, aga sul lihtsalt ei tule meelde, mis asi sul meelest ära läinud on. Ma olen täpselt samasugune. Ma tean, et midagi head oli, aga mis oli enam ei ole. See on siis järgmine vihje nendele kõikidele, kes tahavad kirikirjanikuks saada, et kirjuta alati head mõtted üles. Kes tahavad üldse mingit loomingulist asja teha, et alati tuleb kõik mõtted kohe kirja panna. See ei pruugi olla hea mõte, aga ta on sul vähemalt alles ja sa saad pärast seda tagantjärgi hinnata. Ja neid tegelikult on läinud iga käsikirja puhul neid varasemalt kirja pandud ideid ja käiku. Et mitte kõike, aga sa ikka leiad sealt midagi, ahaa, see oli tegelikult päris hea mõte. Sa mäletad, mis sa siit välja jätsid palun Nessi briljandidest ja mis sa järgmisse sisse paned? Siit ma vist otseselt midagi niimoodi välja ei jätnud, et ma järgmisse sisse paneks, aga osad tegelased peaksid edasi minema küll ideaalis. Aga mitte mingisugune selline koht, et hullult hea koht, et siia ei sobi, et tõstan järgmisse romaani algusesse näiteks. Et nagu otseselt sealt nagu, seal lõpus tegelikult on ju just vihje mingile järgmisele sündmusele. Ja tegelikult ma mõtlesin, et ma ei ole veel kindel, kes ma lähen sellest, siis ta peaks olema ka järgmisel aastal. Aga ma tahaks jõuda ikkagi 28. aastasse. Ma tahaks nagu aasta edasi hüpata sinna laulupeo ajastusse. Mul on ikkagi selline tunne, et laulupidu võiks sees olla. Aga ei, tegelikult see võib minna hoopis nii, et seda ei juhtu. Me oleme siin natuke lugemisest rääkida, kui me enne seda vestlust rääkisime, siis ka, et kas sa mäletad oma esimest Krimpat, mida sa lugesid üldse? Üleüldse see, minu käest muuseas küsiti sama küsimus paar päeva tagasi. Ma arvan, et äkki ta ikkagi, ma ei ole kindel, kas ta oli kristi, aga mina mäletan, et kõige rohkem ma olen vaimustunud on ikkagi sellest Rootsi rääkroidi mõrvamisest. Sellest raamatust, mille sa loed lõpuni, kogu aeg nuputad, et kes seda teeb ja siis viimases lauses, praktiliselt viimaste sõnade juures antakse sulle mõista, et sa oled tegelikult loll. Hakka uuesti lugema. Siis nagu, sa paned raamatu kinni peale viimast lauset, mõtled, et vau, ta tõmbas mind ikka niimoodi. Ta tõmbas mind kõik lugejaid. Aga et ka nii saab raamatut kirjutada, et lugeja loeb viimase laudes ja saab aru, et ta on tõmmatud algusest lõpuni. Tänastele lastele on kirjutatud, või tänastele lastele on hästi palju kasvanud võimalikke krimpasid, eks erinevast. Alates, ma ei tea, piltidega tideraamatust lõpetades sellest teismelistele. Teie ajas umbes ei olnud, eks ju. Et kas sa mäletad, kui varasid, kui sa esimene krimpa nagu läbi lugesid? No ma arvan, et ma olin mingi 10-aastane, 90. Ma hakkasin hästi varakult lugema. Et ma õppisin lugemisi nii vara selgeks, et must aasta noorem vend istus teleka kõrval ja mina lugesin talle subtiitrid alt. Ja ma muidugi olin selline laps, kes vanemaid tüütas miljoni miksiga ja siis isa oli meil suur raamatukogu ja siis üks päev lihtsalt võttis mul kratist kinni, muidu me sinna ei tohtinud minna, et raamatud laiad oma, siis viis mind sinna, et näed, siin on need, eks ole, siin on need loomad ja luud ja kõik asjad, hakka lugema, ära küsi, õpi tähestik selgeks, otsi, lihtsalt tüdis täiega ära. Siis ma hakkasin sealt lugema, ma võisin minna sinna raamaturuumi ja võtta neid raamatud ja siis ma järjest hakkasin lugema. Tollel ajal, mis sul maalapsin ikka teha oli, ETV-st midagi väga ei tulnud, kesktelevisiooni keelt nii palju osanud aru saaks. Ja siis raamatud olid need, mis nagu päeva täitsid. Ja sellest tekkis muidugi siuke obsession, et lõpuks lugesid võib-olla isegi liiga palju. See öösel teki all lugemine, lambike pandud sala ja see oli mina, ma arvan, neid on veel. Aga mina olin täpselt siuke lugeja. Selleks, et saada kirjandust, tuleb palju lugeda, eks? Jah, aga ma ei tea, kas see nüüd 100% tõde. Et on ka ilmselt vastupidised näitab. Aga kui me nüüd tuleme tagasi, mida sa ise, missugune krimka oli see, mida sa ise viimati lugesid? Mida ma viimati lugesin krimkadest? Ma paar aastat tagasi ma lugesin neid Rex Stouti, neid väiksed kollased, võtad bussi kaasa siuksed pisikeses formaadis, et siis ma lugesin neid.
töö juures. ma ei mäleta, lugusin mitu raamatut ma lugesin ennast läbi. aga mis need lood täpselt oli, vaat nüüd on juba meest käinud, vahepeal on kümneid raamatud olnud, aga Rex Stouti need kollast, mäletan küll, et nüüd ma paar aastat tagasi lugesin. Need oli hea kaasa võtta lihtsalt. Taskukrimkad. Taskukrimkad ja Pulp Fictionid. No nii, vahepeal äkki publikul on tekkinud küsimusi, tähelepanekuid, märkamisi. Ikka mõni küsimus. Mul on jah. No. Mul on see, et ma pean umbes 5 minutit pärast ära minema, kas ma enne seda raamatut saan osta või ma pean minema tühjade kätega ära? Raamatut saab osta raamatupoe kassa, siis saab võtta raamatu, minna kassasse, maksta ära raamatu eest ja siis saab võtta autogrammi. Ma pean seda tegema, siis ma pean mingi 7 ja kassasid on siin Signe taga ka, ma näen seal ühte kassat. Ja siin on vist... See oligi minu küsimus. Nii, et minu pikk lehekülg küsimusi õppetöid mulle kunagi ei tohi näidata vestluspartnerile oma küsimusi ette, ta räägib kõik jutud ise ära. Mis oli ka muidugi muu. Et kui rohkem küsimusi ei ole, siis suurel... Mul on üks küsimus, et mainisite, et järg on juba nagu enam-vähem mõttes. Et mul enne ei kõrva, et kõik eelnevad raamatud on olnud erinevas žanris, et kas see järg tuleb siis krimiloole, armastusromaan näiteks või mis see tegelikult on? Ei, mulle kuidagi ikka nagu meeldis. Seda on väga raske teha, see meeldib, kui on midagi raske teha. Tulemas näib olevat ikkagi krimi. Ja selles mõttes, et kui see raamat vastu võeti, siis minult kahega küsiti, kas ma olen valmis sellele järgi kirjutama. Ma ütlesin, ma olen valmis, kui see hästi läheb, siis vabalt. No nii, nüüd tuleb siis hoogustada müüki, et läheks hästi ja siis me saame järje. Nii, oli veel küsimusi? Jaa. Minu küsimus on seda kohta, et kui sa kirjutad, et kas pigem on hommikuti, õhtul, öösel... Mina olen ikkagi päevade tegija. Mul on sõbranna, kes elab öösiti. Et tema nagu ärkab päeval 3-4, meie jaoks on see komedi õhtu ja siis ta elab öösel. Ja tema jaoks on see täiesti normaalne teha asja öösel. Ma tean hästi palju, et kirjutavad ka öösel, näiteks nimust Kender oli see, kes kirjutab öösiti. Et kellele sobibki nagu, siis kui on vaikus rahu ümber. Aga mulle see ei meeldi, mina kirjutan niimoodi, et mul on täpne formaat. Ma ärkan ülesse vabal päeval. 12. istun raudselt enne peale kogu kõitse materjali mõtteid, 12. istun arvuti taha, kõik muud asjad panen kinni ja siis 4-5 järjest kirjutan. Tavaliselt see läheb nii kiiresti mööda, see tundub küll praktiliselt terve päev, aga tegelikult see läheb hästi kiiresti ja siis sa oledki ainult mingi 1,5-2 lehekülge. Kirjutad nagu iga päev, ütleme, kui see tsükkel on... Ja siis ikkagi järjest, jah. Et laupäev imaga ka, et see on samas õppist. Vabadel päevad. Kas sa nagu tahad vaikust? Kuuled sa muusikat? Jah, vaikuses ikkagi. Tavaliselt muidugi kipub olema hästi tihti ka see, et hakkad kirjutama, mis tekib mingi küsimus. Oota, kuidas see mingi koht välja näeb? Sa hakkad netist otsima, siis sa lõpuks avastad ennast 10 minutit hiljem, et sa oled tegelikult juba kuskil 6. interneti lehel, mis üldse selle looga seotud ei ole. Ja siis mõtled, pagan, ma pean nüüd tagastada, panen kirja midagi, siis hakkad uuesti järjest niimoodi, siis pead jälle infot ütlesima ja tegelikult Krimkaga ongi see häda, et vaat, miks teda on keeruline kirjutada, et fantaasiamaailmas sa lood selle maailma ise. Ja kui sul tegelane teeb ühtäkki midagi täiesti ebaloogilist, siis lugeja eeldab, et no see on fantaasiamaailm, et no polegi väga hull, eks ole. Sa ei pea seda põhjendama, kirjanik loob selle maailma. Aga Krimkas lugeja mõtleb kogu aeg kaasa. Äkki see annab vihje selle kohta, äkki see on mingi vihje, äkki ta kogu aeg eeldab, et iga lause võib olla loos tähtis, mistõttu sa ei saa teha nagu sellist nagu plotiviga või loogikaviga. Ja siis sa ei saa uitama minna. Ma muidugi läksin palju uitama, õnneks on selle jaoks toimetaja, kes ütleb, et kuule, mõtle nüüd sellega. Ma küsin ühe küsimuse veel. Kas sa oled proovinud samal ajal kirjutada ja siis rääkida? Sa oled ära veel ootab rong. Peaaegu, jah. Aga kuulame sellise ära küsimuse. See tagaline küsimus. Mina võin küsida? Jah. Ma tahtsin Marguse käest küsida, et millest sa said
debütandid kirjutamiseks, et on see kuidagi tõesti sündinud lugudega seotud ajalooline või? Ma arvan, et tegelikult selle hästi suur põhjus oli ajaloo huvi. Digile peab midagi kirjutamisi. Kirjutame ära ja siis niimoodi mõelda. Jah, et kuna Digi on festivalide korraldaja, siis kirjutaks ilusat festivalide. Ma ei korralda enam. Head lugemist. Jah. Seda võib kindlasti soovida. Vabandust. Rikkusin ära nüüd lõuma uudist. Ma ei suuda ikkagi kahte asja korraga teha, ma olen tüüpine mees. Täna 7. november või jah ütle. 25 on aasta. Ja nii, saate söösta järgmisel Ilias kaasa. Jah. Saate söösta järgmisel. Selles mõttes küsimus oli ikkagi, et mul tegelikult ju enamik raamatud on kuidagi selle ajaloohuviga tugevalt seotud. Et ma loen hästi palju, ma vaatasin Kuldriitsist üks päev, et mul on ikkagi peaaegu pooled raamatud on ajalooraamatud. 800 kogumikust, mis mul enda kodus on. Mul on hästi palju ajalugu, et kui ma näiteks raamatu poolt sisse tulen, siis esimese asjana ma lähen ikkagi kõigepealt ajaloo riiulite juurde. Vanasti nõnda, et ajaloo riiulid, et kohe nõnda tulid ukse sisse, et oleks ajaloo riiulid. Nüüd on siin vist esoteerika vahele tekkinud, maailm on muutunud. Aga nüüd hakkad Triipkade riiuli juures käima, et vaatad Triipkade kohal oled? Jah, seda oleks väga huvitav näha. Nii, see on veel küsimus, jah? Mul on veel üks küsimus, et kui sellest raamatust tehtaks film, et kes võiks sinu arvates olla peategelased? Kes näitlejad? Jah, näitlejatest. Ma ei tea, see on ikkagi režissööri otsustada. Ma olen filmindust õppinud, ma tean, et juba tudengina meil igal sellel tulevasel režissööril oli oma nägemus, kes just näiteks kõigil ainult üks lugu ette ja igaüks nägi seda ikka erinevalt. Et kes just mida mängima peab. Kuule, aga unistame siit koha pealt, et kui öeldakse, et see on filmi väärt ja siis öeldakse, et sa pead ise stsenaariumi kirjutama. Väga hea selles mõttes, et kõik minu kursavennad ja õed on tänast väga tuntud filmirežissöörid Eestis, eks ole. Anu Aun, Moonika Siimets, Tanel Toom, Rasmus Meripuu ja nii edasi. Ma tean täpselt, kes millise stiiliga on, aga minu kursavendast ma arvan kõige lähemalt selle stiilile oleks Margus Paju, kes tegi selle Supilinnade filmi ja ta on teinud selle O2 ja tema stiil on täpselt midagi sarnast. Et Margus Paju oleks ilmselt selle filmi režissöör. Võtame nüüd edasi, et nad kirjutas stsenaariumi. Tal on üsna sarnane käekiri, selles mõttes, et ütles pehmeid lugusid. Ma räägin, et mõtleme edasi, et kirjutad stsenaariumi ja pakud kursavele. Jah, see ei ole nii lihtne. Ma tean täpselt, kuidas nüüd stsenaariumid. Unistada võibki suurelt. Jah, ma lõpetasin ülikooli stsenaariumiga, mille me olime Rasmus Meripooga samal eksamil ja saime mõlemad põhimõtteliselt 3, selles mõttes, et nagu C ja suure miinusega. Tema tegi tulnuka filmi, mina kirjutasin tasu ja stsenaariumi. Ja siis minule öeldi, et see on nii Hollywood, et kui selle stsenaariumi järgi tehtaks Eestis film, siis järgmised 10 aastat Eestis filmi tehtaks, sest rahad oleks otsas. No nii, kas on veel küsimusi tekkinud? Ma küsiks, et kas oli mõni lemmiktegelane, kes seal niimoodi kujunes või vastupidi mõni, kes ei meeldinud, aga tal oli siuke isiksus juba tehtud, et kes umbes, et peab alati olema, aga keegi selline, kes on ebameeldivam, aga... See on hea küsimus, et sa tead detailini täpselt muidugi, et seal on 2 tegelast, kes on niisugused ullikesed. Nad on spetsiaalselt sisse kirjutatud just nimelt selleks, et tekitada seda fooni. Sa saad aru, sa teed kohe näed stsenaristike taustan inimesel, et ta meelega kirjutab sisse tegelased, kelles võib-olla loos iseenesest väga suurt tähtsust ei ole. Nad loovad seda fooni, eks ole, seda maailma.
loovad seda fooni ja viivad lugu mingitest komakohtadest edasi, eks ole. Et seal on jah 2 sihukest välipolitseinikku, kes tunduvad siuksed nagu täiesti suvalised inimesed, aga nad vaikselt kuidagi on seal taustal. No nendel oli päris parasjagu toimetamist. Ega ka pimekanal jääb mõnikord tera. Jah. Nende puhul. Aga nad selles mõttes mulle meeldis, aga ma ei tahtnud neid nagu ära kaotada. Nad ongi spetsiaalselt kirjutatud näiteks, no vaat, kui te teate Sõrmuste isandat, seal on ka täpselt, see ei olnud Sõrmuste isandast, vaid see on tegelikult kirjanduses, stsenaristikas üsna tavaline stereotüüp, 2 ullikest, kes pannakse kuskile taustale tegutsema. Et see on meelega sisse kirjutatud, ja need kuidagi jäävad endale ka meeldima. Ei, nad olid väga toredad. Ja nad ongi toredad, sellepärast see nad kirjutati. Ja nad tunduvad toredad. Kui ma lugema hakkasin, siis mulle jäi selline mulje, et ikka Preili erilane on sulle üsna südamelähedane, et... No jah, selles mõttes, et ta oli ju see, kelle ma nagu Briti politsei ajalooraamatutest kõigepealt leidsin ja mõtlesin, et just tema ümber tuleks need teosed kirjutada. Ta on nagu ajalooliselt nii tähtis isik Eesti politsei ajaloos nagu. Seda tuleb aru saada, et Eesti oma olemuselt esimese vabariigi ajal oli väga paljudest Euroopa ja maailma riikidest väga kaugel ees. Et ta oli alustanud nagu praegugi 90-ndatel puhtalt lehed ja me saime kohe teha midagi, mida teised ei saa teha, sellepärast, et meil on mingi traditsiooni. Et Eestis ju praktiliselt kohe võeti naispolitseinikud tööle, nagu riik loodi. Et seda, kui palju brittidel ja sakslastel tuli vaeva näha selleks, et üldse naine saaks politseinikuks minna. Kui pikad vaidlused ja kui, et see on ikka päris üllatav, kui kiiresti see siin käis, lihtsalt minister otsustas, et see oleks nagu mõistlik, sest Eestil oli naistele hääleõigus antud, mis oleks poliitiliselt kasulik. Siis kohe plaks võeti igal poole naised tööle. Sest mõttes mingit vastuseisu ei olnudki. Sellel ajal kuidagi see käis väga kiiresti. Et seda on täna nagu isegi tänase maailma tagataustaga väga keeruline mõista, et sellel ajal Eesti nagu väga nagu liberaalne, kaugel ees riik jälle. Ja see ongi võib-olla selle väikese riigi eelis, et sa saad midagi kiiresti ära teha ilma, et sul oleks 100 000 vaenlast. Nii, kas on veel küsimusi? Meil ilmselt jätkuks juttu kauemaks. Jah, tunde. Tunde, aga ma saan aru, et nüüd on see aeg, et on võimalik saada autogramm, minul on. Ja, arukordne võimalus. Mida järgmine kord tuleb, ei tea? Ei tea, jah. See võtab jälle aega kõvasti. Ja ma saan aru, et see autogrammi laud on seal. Selline uhke. Ahah, spetsiaalne laud. Ja, seal tuleb sinna taha istuda, siis sulepäe kätte võtta ja siis kes tahab pilti teha ja... Ja pilti peame tegema, sest siin on mingid ajakirjanikud, kes nõudsid, et ma nendele pilti saadaks, siis... Just. Et siis ja lähemad sõbrad, sugulased soovad kallistused ja muu esitus juurde käib. Sinu poolt aitäh, toredat autogrammi jagamist. Jah, aitäh sulle ka. Aitäh.